ma loen ette selle, ma proovin hästi rahulikult siis ette lugeda, et ei hakka kiirustama, et jõuaks kaasa mõelda ja kuulata, mida tegelikult Jumal nagu selles ütleb. Ta räägib nagu isikuliselt mulle, siis mina kirjutan, aga ma olen aru saanud, et kui Jumal midagi räägib, siis ta ei räägi mulle mitte midagi mulle, ta räägib meile. Et sellepärast ma nagu loen ka neid asju ette. Ma loen siis. Mina räägin teist alati iseendast lähtuvalt. Ma ei vaata teid ega räägi teile sellistena, kes te olete inimestena, vaid mina räägin teid vaadates lähtuvalt sellest, kes mina olen teis. Üksnes iseennast silmas pidades saan tuua teis esile autentse loodu, kes te tegelikult olete. Mina tean, kes te olete ilma minuta ja te ise teate ka väga hästi, kes te olete, sest seda, kes te olete ilma minuta, rõhutatakse teile pidevalt nii teie enda mõtetes kui väljast tulevate sõnumite kaudu. mina murran selle, kuidas te iseennast näete ja ma murran ja muudan ka need mustrid, mõtted või tegevused, mis toovad teid tagasi läbikukkunud seisundisse. seo oma asjad korda, pane oma süda valmis, sest mina tulen sinu sisse elama kõigega, kes mina olen. kas sa oled valmis tõeliselt alistama oma elu? kas sa tõeliselt oled valmis loobuma sellest, millest oled kinni hoidnud? kas sa tõesti tahad, et ühendaksin sind lahti sellest maailmast, selle maailma tegudest? kas sa tahad erineda nendest, kes on selles maailmas? kas sa tahad, et sind nähakse kui seda, kes ei kuulu sellesse maailma? Risti ja Johannes tunti sellena, kes ei kuulunud sellesse maailma. Jeesus tunti kui seda, kes ei kuulunud sellesse maailma. Paulust nähes saadi aru, et tema ei ole osa sellest maailmast ja temas ei ole osa sellest maailmast. kõik need, nii nagu ka mind, hukati, sest meis ei olnud osa sellest maailmast. maailm ei võtnud meid vastu, sest me ei käinud maailmaga sama sammu. meie huuled ei kõnelenud samamoodi. meie lood ja jutustused erinesid. meie teod erinesid. meie eesmärk erines. meie tahe erines nende omast, kes olid selles maailmas. kas sa tahad, et sind tuntakse kui seda, kellel ei ole osa sellest maailmas? maailm vihkab neid, kes ei ole tema nägu. maailm on omavahel erimeelsuses, aga oma erimeelsuses on nad siiski ühte nägu. sa ei saa elada selles maailmas, olles minu nägu ja kõneledes nagu mina ning siis arvata, et maailm sind armastab. sa ei saa omada mõlemat. sa ei saa olla armastatud minu poolt ja maailma poolt. sa oled alati armastatud minu poolt. aga kui sa tõesti tahad liikuda selles armastuses, siis ei saa oodata ega võtta vastu maailma armastust, inimese armastust. ära kõnele nagu maailm, ära proovi meeldida inimestele, näidates ennast, et sa oled nagu nemad. kõnele nagu kuningas, kõnele nagu see, kelles on tarkus. ole väärikas ja esinda väärikalt. too tänu, kui maailm vihkab, kui maailm sajatab ja neab. too tänu selle eest, kes sul on ja mis sul on. Aamen. et selline kõnetus oli ja see läheb väga hästi ju selle ajaga kokku, kus me praegult oleme. tänases päevas nii-öelda, kus tegelikult me tähistame, mida Kristus tegi, et ta suri, sest maailm vihkas teda, süsteem vihkas teda. ja just eile oli, kui me käisime sõpradel külas, siis oli ka kuskil kirikus, käin kas selle Rootsi luteri kirikus, see preester oli küsinud, et kas te nagu päriselt usute oma tütre tervenemist? ja Eestik ütles jaa, loomulikult. ja preester ütles, et selle tervenemise kohta on erinevaid teoloogiaid. ja saad aru, mismoodi religioon toimub. ja seesama religioon oli see, kes tappis Kristuse.
seesama religioon on see, kes tahab tappa ju Kristust meis ka täna, kes tahab tappa meie usku, sest et inimene peab tihti, paneb ajalise limiidi oma usule, millal Jumal tuleb läbi, kui kaua ma usun, et Jumal tuleb läbi. Ja see on nagu selline liivakell. Usk inimeses on nagu liivakell. Et kui see kellal see viimane liivase tükk nii-öelda kukub, et siis on usk läbi, Jumal ei tulnud läbi. Järelikult see ei olnud tema tahe, järelikult ta ei tervenda. Aga usk ei toimi ju niipidi. Ja see on päris mõtlema panev, et kui mõelda, et nagu ka selles kõnetuses ta mainis, et kõik, kes teda on teeninud, keda me piiblist tunneme, apostlid, välja arvatud Johannes, kes suri, nagu ma aru saan, vanadusse ainukesena. ülejäänud kõik tapeti. Peetrus tapeti ja Kristuse pärast. ja et maailm on küll sõjas ja erimeelsustes, aga ikkagi nad on ühte nägu. Ja seal ei ole seda vihkamist, aga selles mõttes, et ma saan aru, et kui me teenime Kristust, siis meid vihatakse tema pärast. Ja sa võid olla tohutult hea, lahke inimene ja sa ei tee mitte midagi kurja, aga ometi sind vihatakse. Kristus ei teinud mitte midagi kurja. Ta ei teinud mitte midagi halba. Rist ja Johannes ei teinud mitte midagi halba peale selle, et ta noomis, ütles, et nii ei ole õige. Kui ta, kellele ta seal, selle valitsejale ütles, noomis, et samamoodi Paulus, Peetrus, nad ei teinud mitte midagi halba, aga nad ei olnud sama nägu selle süsteemiga, nad ei olnud sama nägu, nad ei teeninud samamoodi. Nad olid erinevad, nagu meie oleme erinevad, kui me usume Kristusesse ja kui me jääme kindlaks sellele, mida ta ristil tegi, et ta valas oma vere ja sõna ütleb väga selgelt, et läbi tema vermete me oleme saanud tervenemise. see ütleb väga selgelt. Ja kui Keitu mainis seda teoloogia värki, mis see preester oli öelnud meie sõpradele, siis nagu teoloogia ei ole mitte midagi muud kui inimese välja mõeldud või kuidas tema Jumalat näeb. Miks mind peaks huvitama kellegi teise teoloogia, kes on välja mõeldud mingisuguse arvamuse Jumalast, mismoodi tema näeb, mismoodi tema tõlgendab. mina tean, kes on minu isa ja mulle piisab sellest, mida ta ütles, mulle piisab sellest, mida tema on mulle öelnud. Ja see, mida tema ütles, läheb ka tema sõnaga sama nagu kokku. See ei erine, see, mida minu isa on mulle öelnud, ei erine tema sõnast. Mitte mingil määral, mitte kuidagi ei leia sellest, et kui mina usun oma laste tervenemisse, see ei erine mitte kuidagi tema sõnast. seal ei saa võtta välja erinevaid teoloogiaid ja midagi arutada ja arvamusi välja tuua. mind ei huvita, ma tunnen oma isa, ma tean, mida on ta mulle öelnud. sa võid oma teoloogiaga omaette kuskil küünlavalgel istuda ja uhkust tunda selle üle, mida sa arvad Jumalast ja kui vägev see võib olla, aga mind ei huvita see teoloogia, sest ma tunnen oma isa. ma tean, mida ta on öelnud. aga see religioon tuleb väga pehmelt. kas sa päriselt ka seda usud? aga kui religioon näeb, et ei suuda sinusse seemet istutada, siis see süsteem hakkab vihkama ja tahab sind välja sülitada. sealt tuleb viha, vihkamine. sealt tuleb see Kaini vaim tuleb välja, kes on nõus oma venna tapma. seesama vaim, kes tappis Kristuse. seesama vaim tuli esile. seesama vaim nagu, kes oli Kainis, seesama vaim, kes tappis Kristuse, seesama vaim, kes on tapnud apostleid, seesama vaim, kes on jätkuvalt aastasadu tapnud neid, kes on teeninud teda ja ei ole alistunud, on jäänud sellele kindlaks, et ma tunnen oma isa. ma tunnen Kristust, ma olen teda tundma õppinud, mis sest, et tema on Jumal ja ma tunnen võib-olla kildu sellest. see on nii pisikene osa, mida mina Jumalast tunnen, oma isast. aga ma olen ära tundnud, nagu tundma õppinud ta hääle, mismoodi tema hääl kõlab. ja ma saan aru,
et kui keegi kõneleb ja see võib tunduda väga malbe ja pehme ja lohutuspakkuv isegi võib-olla, aga ma tunnen ära, et seal ei ole seda, seal ei ole seda kõnelemist, seal ei ole seda häälenooti sees, mida mina olen tundma õppinud, mida mina olen tundma õppinud seal läbi selle, kui tema räägib minuga, seal ei ole seda sees. mis sest, et see võib olla ka selle koorma all, sest et uskuda alati tervenemisse ei ole trillalla, trullalla. nagu ka ma eile mainisin ka neile, et see ei ole alati olnud see, et ma olen nii-öelda nagu vankumatu olnud. ei, ma olen see Liibanoni, see seeder, kui on tuuled, ma kõigun, aga ma ei murdu, ma ei alistu. Need juured ulatuvad sügaval, mis tähendab see, et see tuul ei tõmba välja ka neid juuri. aga see ei tähenda, et ma ei kõigu. see ei tähenda, et ei ole näha, et tuul puhub, et täna tuul puhub, aga ma ei murdu. aga vahepeal, et see on okei kui tulevad näiteks mõtted, et korraks lendavad sisse, aga mis siis, kui ma kuulsin valesti, aga mis siis, kui ta ei tervenda, aga mis siis? ja sa kuulad Jumalat ja saad aru, et ei, see ei ole võimalik, ta teeb seda. see selles mõttes me kasvame selles usus kogu aeg ja see oli tema jaoks oli see kuidagi nagu selline julgustav aru saada, et et usk ei ole see, kus sa oled nagu selline nii-öelda selline vankumatu betoonpost, mis nagu 20 aastat ei kahtle ka mitte hetkeks ka, et seal ei ole nagu näha ka, et seal üldse mingit vankumist oleks. aga minu jaoks on see väga vale nagu arusaamine usust. usk on see, et sa ei murdu ja aeg-ajalt isegi tulevad mõtted, sa jääd kindlaks, keegi tuleb ja sisistab sulle kõrva, et väga malbelt, et kas sa päriselt ka usud, aga kui nii päris ikka võib-olla hästi ei ole ja arvatakse erinevaid asju ja see on see, et võib-olla see, kui see mürk tuleb korraks sisse, see paneb võib-olla natuke kahtlema, aga mis siis, aga kui sa lähed Jumala ette, sa saad aru, et see ei olnud see hääl, see ei olnud see hääl, keda mina olen tundma õppinud ja sa jääd jälle kindlaks sellele hääle, mida sina oled tundma õppinud. et see oli selline minupoolne võib-olla väike mõte lihtsalt, mis praegult mu seest välja tuli seda teksti lugedes. mis mõtted teil selles mõttes selle kohta võiks tekkida, et kui ta ütleb, et kas sa tõesti tahad, et ma ühendaksin sind lahti sellest maailmast, sellest maailma tegudest, kas sa tahad erineda nendest, kes on selles maailmas? kas sa tahad, et sind nähakse kui seda, kes ei kuulu sellesse maailma? ma just ütlesin siin, meil on oma noortega teeme siin niisugust perekondlikku piibli lugemist ka ja arutasime siin mingeid olukordasid ja siis mul oli just niisugune mõte, et kui me arvaksime kõikidest asjadest samamoodi nagu maailm ja kui me kogu aeg tunneksime ja teised ka nagu vaataks meie peale, et noh, täitsa tavalised inimesed nagu mina, siis on see ju väga suur ohumärk. Et nagu kui me igas hetkes tunneksime ja teised ka vaataks meie peale, et me oleme nagu täiesti samasugused igati, siis on ju midagi valesti. siis on vist põhjust nagu mures olla. aga ma arvan, et me võib-olla kõikides asjades ise üldse ei mõistagi ja ei saagi aru, kui teistsugused me tegelikult oleme. sest me iseenda jaoks oleme ju noh, me tunneme ennast ja me lävime hästi palju ka teiste kristlastega, onju. välja arvatud siis oma tööolukorrad ja sellised kohad, kus sa oled täiesti nii-öelda mitte omas elemendis. nagu ma arvan, et seal mitte omas elemendis meie oleme ikka needsamad inimesed, aga teised näevad, et me oleme teistsugused. me ise ei mõtle sellest, aga need tulevad mingites olukordades tulevad välja, need erisused ja see ka, et meid nähakse teistsugusena. ja tegelikult see on ju parim kompliment meile. vahel keegi Kusjuures ütleb nüüd, et ma teadsin, et midagi on, aga no vot ma ei osanud, ma ei saanud aru, mis see on. no nüüd ma saan aru, sain aru, et sa oled nagu teistsugune, et midagi sinuga on. vaata, vaimumaailm registreerib ära selle kõik. jah,
ja ma just selle Annese nagu jagamisega tuli mulle meelde, et kunagi ma olin, siis kui ma maailmas olin, aga ma juba nagu hakkasin otsima Jumalat ka, Mhm. et mõtted käisid. kirikus ma ei käinud ega sõna ei lugenud, aga huvitav oli see, et ma jäin ka sinna lõkke äärde nagu üks mingi kontsert või pidu või mingi kokkutulek oli, kus oli palju rahvast ja ma jäin sinna lõkke äärde seisma ja järsku tuli üks mees tead minu juurde ja ütles, sina ei ole sellest maailmast. Mm. Noh, ja vaata, kuidas vaimumaailm tegelikult, ta ikkagi peab midagi ära, noh, ta ikkagi teab seda, et juba siis, kui sa ei olnud veel nagu, ma ei olnud Jumalat isiklikuks päästjaks võtnud, aga siis juba ta tuli ja ütles sedasi, eks ju, et sa ei ole sellest maailmast, et mida sa siin teed, et sa ei ole sellest maailmast. jah. ma ei tea, teie, kes te olete nagu rohkem võib-olla olnud kauem, noh, minul ei ole nagu sellist läbivust nagu kirikutega ja samas maailmaga niimoodi, et aga mulle tundub, et kui kuskil tuleb väga tugev joon nagu sisse erinevuse suhtes, sest kui maailmale öelda, et ma usun Jumalasse, Kristusesse, nagu maailma inimesele tavalise, kes ei usu ja tal on nagu ükskõik, et seal ei ole nagu erilist reaktsiooni. Meid nagu, et kui ma usun nagu oma laste tervenemisse ja niimoodi, et seal ei ole nagu, seal on sellist, aga kui asi puudutab nagu religiooni, süsteemi, siis see süsteem on palju innukam maha tampima ja nii-öelda sellel vihal tekkima. no ma arvan, et see süsteem pakub inimestele teatud piirid ja turvatunde ja kui sa seda turvatunnet hakkad kuidagi nagu kangutama, siis väljaspool seda ei osata või ei julgeta, et see on hirmutav. väga paljud ütlevad, et aga see kõik on ju aastatuhandeid olnud selline nii-öelda see religioosne süsteem. aga vaata, siin on kohe vaimumaailm registreerib selle ära, et vaim sõdib liha vastu, eks ju. religioon on nagu ilma isa tundmata, ilma vaimuta, aga Mhm. jumala pojad, nendel on ju isa, eks ju. et vaata, siin tekibki see vaimust võitlus nagu, et liha sõdib vaimu vastu. ja ma mõtlesin seda usu küsimust ka, mis sa siin rääkisid, seda ütleme siis tõesti Jumala tõotusi, mis ta on oma sõnas meile tõotanud, mis ta on isiklikult meile öelnud. noh, usk ju tegelikult ei olekski usk, kui sul oleks see juba käegakatsutav. see ongi ju oma usalduse panemine millessegi, mida sa tegelikult täna ei näe, aga sa usud seda, sest et isa on öelnud seda ja sellest piisab. ja see iseeneslikult ei peagi olema, see saab olla üks hetk, eks ju, kui see usk nii-öelda realiseerub, materialiseerub. aga senikaua me peame ju uskuma millessegi, mida me ei näe, muidu see oleks lihtsalt teadmine. jah, Jumal tahab ikkagi meie täiesti kompromissitut usku ja usku sellesse, et ta on oma sõna taga, et ta on päriselt see, kes ta on ja ta ei ole muutunud. kui ta on need sõnad välja öelnud, siis ta on täna seesama. kõige selle alguses, kui ta mainis seda, et kui ma nüüd võtan seda nagu rohkem lahti, et kui me saame midagi prohvetlikult, midagi öeldakse või Jumal ütleb meile isiklikult midagi, siis see ongi see, et ta näeb iseennast meis ja vaadeldes iseennast meis, ta ütleb, kes tema on meis. ja kui me laseme sellel esile tulla, siis see prohvetlik sõna, prohveteering saab ka täide minna. võib-olla on väga palju sellist, Jumal ütles seda, nüüd ma ootan, kuni ta selle ellu viib. Mm. nüüd Jumal ütles, ma elan oma elu edasi, et vaatame, kas ta nagu, kas see täide läheb. aga kui ei ole seal taga kasvu, kui seal ei ole taga Kristusesse kasvu, kui seal ei ole
muutust, kui seal ei ole seda, et tõesti isegi Kristusega koos käimist, kus lastakse Kristusel iseennast muuta, seda tööd teha, nendest tuleahjudest läbi minna, vabaneda, tunnistada, et okei okay,, et see, kui Jumal midagi esile toob, seda lasta Jumalal eemaldada, asendada iseendaga. Kui seda protsessi seal vahepeal pole, siis see, kes on Kristus meis, ei saa selles punktis ju esile tulla, kui vahepealne osa on tegemata. aga kui jääda siin nii-öelda, ütleme, kuidas eesti keeles on see, loorberitele puhkama, et ma nüüd ootan, et kuni ta nagu mind otse siia viib. Ei saa otse siia viia, kui pole vahepealset teekonda läbitud. ja see vahepealne teekond võib olla päris pikk aeg, ennem kui me jõuame pärale siia, mis ta on meile öelnud. See minu jaoks see, et kui ta vaatleb meid, kui ta näeb meid, kui ta kõneleb meist, siis ta ütleb seda, kes Kristus on sinus. Sest et kui meis ei oleks Kristust, siis me teame väga hästi, kes me oleksime. Teame väga hästi, kes me oleme ilma temata. Ma naudin absoluutselt kõige rohkem seda, kui Jumala sõna on minus, kui ta kõneleb minuga, kui tema sõna elab minus ja ma saan aru, et Kristus minus on sõna. järelikult mina olen sõna. ja kui sõna ei ole minus, kui on periood, kus seda sõna ei tule minus esile, mis tähendab, see osa Kristusest oleks otse kui minus puudu sõnana ja ma ei saa olla see, kes tema on ehk sõna, siis see on kohutav aeg. see on minu jaoks on see, et mind ei huvita nagu sellel hetkel, kui minus ei ole Jumala sõna ja kui ma ei taju seda, kui ma ei tunne seda, ta kõneleb, mind ei huvita tervenemised, mind ei huvita see, sellepärast see ei ole minu jaoks oluline, kui puudub sõna minus, kui see on arusaadav. ja kui nüüd sellel perioodil, kus seda sõna ei ole, see on niivõrd tohutult raske aeg, et see on üks päev tõesti, mul oli selline tunne, et Ketu, kuule, mul vist, ma ei tea, masendus või midagi oli peal. nagu täiesti depressioonilaadne hetk juba. ja ka sellel samal hommikul ma olin piiblis olin näinud ühte kirjakohta ja ma lugesin selle kirjakoha Ketule ette, Kerstinile, oma abikaasale, kes siin on, et ja sellel hetkel, kui ma lugesin selle ette, ma hakkasin seda, mida see mulle kõnetas, hakkasin ette rääkima ja siis tuli selline väike nagu jutlus tuli sellest või see nagu see lahtipakkimine, see ilmutus. ja ma mõtlesin, et see on see, mida ma olen igatsenud ja see oli kohe nagu täidetud, sa tundsid, kuidas tema kui sõna võttis minus endale jälle kuju ja sa tundsid, et see olen see, kes mina olen, sõna, sest tema on sõna ja tema on minus. kui see keeruline asi kohale jõuab, mis ma proovisin praegu lahti pakkida, et kui ta midagi mainib meile, kes me oleme, siis ta tegelikult ütleb seda, kes Kristus on meis. ja kui ta on öelnud, sina oled see, siis tähendab seda, lase sellel osal nüüd liigu sinnapoole, lase Jumalal tegutseda, et see osa, mida tema on öelnud selle prohvetliku sõna kaudu, võiks esile tulla. las Kristus tuleb sellena esile, kes ta on öelnud, kellena ta on meid näinud, aga ta on näinud meid iseendast lähtuvalt. järelikult, kui meie ütleme, ma olen saamatu, ma ei saa hakkama, ma olen mõttetu, ma ei oska midagi, ma olen rumal, siis tegelikult ja kui samal hetkel meil sama suu tunnistab ja ütleb, et minus on Kristus, ma olen Jumala poeg, ma olen Jumala tütar, siis seesama suu ütleb ju tegelikult, et Kristus, sina minus oled rumal. sest et kui me ütleme, et minus on Kristus ja sama suuga ütleme, ma olen see, kes ma olen, siis oma võib-olla meeleheites või mis iganes. aga kui nüüd öelda seda, et oota, Kristus on minus, kas tema on see? kas tema on rumal, kas tema on saamatu, kas ta on ei saa hakkama? ei, järelikult, kui tema ei ole see, järelikult ka mina ei ole see. ja ma ei saa võtta seda identiteeti iseendale, kes ei ole Kristus minus.
järelikult ma pean võtma selle osa enda omaks, kes tema on ja sellega, kui ma võtan omaks selle, kes tema on minus, ma asendan selle, mis ütleb nii-öelda, kes ma inimesena otsekui olen. Ja seda, siis ma ei taha mitte midagi kuulda. Ma ei ole see. Ma ei lasku sellesse, ma ei taha mõelda sellest, sest et minus on Kristus ja mind huvitab ainult see, kes tema on minus. ma olen ka väga palju mõelnud seda, et noh, et sõna loed, et noh, miks noh, võiks olla peas ja võiks olla nagu rohkem ja rohkem ja rohkem ja et miks ma siis iga kord ei vasta sõnaga ja noh, mingi selline asi. aga samas, et kui Kristuse, tähendab Jumala vaim on meie sees, on ju, siis kirjas on ju ka see, et ta annab meile, mida öelda. et see ongi niimoodi, et sa nagu, see tuleb su seest vahel nii välja, mõistus ei, absoluutselt ei, mõistus on blokitud, aga vaimus see tuleb, sul on, mida öelda, mingi, et kui sa lased vabaks ja annad püha vaimule ennast nii üle, et sa oma mõistusega ei ploki ära, siis see ongi, et see tulebki sul õigel ajal, need sõnad, need kõik see tuleb nagu esile, aga see ongi ainult tema töö. Sest noh, mõni võib-olla suudab õppida pähe sõna ja aga sa oled seda ju söönud ja sa ju loed, eks ole, ja me lihtsalt usume, et see ongi see vaimust talletanud meile ja kui midagi ei ole, siis ta annab ikkagi õigel ajal nagu neid asju, neid seda sõna siis või õigeid sõnumeid siis välja öelda. Naljakas, et sa praegu selle asja esile tõid, sest et see oli täpselt see teema, millest ma rääkisin Ketule sellel hommikul, kui ma nägin nagu sõnas midagi, et ma toon selle esile või ma loen selle kirjakoha ette ja ma küsin, mida teie nagu näete selles kirjakohas, et see oli täpselt see, Luukas oli see. Siis ta viis Jeesuse Jeruusalemma, see oli saatan viis. Siis ta viis Jeesuse Jeruusalemma ja pani seisma pühakoja harjale ning ütles talle: kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast siit alla, sest kirjutatud on: sinu pärast käsib ta oma ingleid, et nad sind hoiaksid ja et nad kannaksid sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei lööks. Ja Jeesus vastas talle: on öeldud, sina ei tohi kiusata issandat oma Jumalat. Ja kui kurat kogu kiusamise oli lõpetanud, jättis ta Jeesuse mõneks ajaks rahule. Ja see on täpselt see, et ta nagu mainis siin kirjakohaga nagu vastu öelda. Ma ei teadnud, kuidas keegi, igaüks on näinud, aga minu jaoks oli see, ma nägin seda kirjakohta teistmoodi, sest mina olen näinud seda täpselt niimoodi alati, et Jeesus tsiteeris, ütleme siis piiblit. Nagu mina olen aru saanud, et ka kristlane või eriti võib-olla karismaatiline kristlane, kui tuleb rünnak, siis ta tsiteerib piiblit. Kirjutatud on see. On finantsidega probleem, kirjutatud on see. Sest et Jeesus tsiteeris kirja kohta ja see oli tal nagu pähe õpitud ja seda ta mainis. Aga kui ma nägin seda, et saatan küsis ta käest, kui sa oled Jumala poeg, siis tee seda ja seda, sest et kirjutatud on. Aga tegelikult Jeesus ei tsiteerinud päheõpitud kirja kohta saatanale. Jeesus ütles talle, põhimõtteliselt ma nüüd tõlgendan ümber selles mõttes, nagu ma aru sain sellest kirjakohast. mina olen sinu issand ja sina ei tohi mind kiusata. Ja pärast seda saatan lõpetas kiusamise ja jättis Jeesuse rahule mõneks ajaks. Nii et see oli see koht, kus tegelikult Jeesus mainis saatana küsimusele, kui sina oled Jumala poeg. Ja Jeesus ütles sellega saatanale, mina olen Jumala poeg. Mina olen see. Mina olen issand. Mina olen sinu issand, mina valitsen sinu üle. Tegemist ei olnud Jeesuse poolt pähe õpitud kirjakohaga, mida saatanale vastata, mida piibel ütleb, vaid Jeesus ütles selle kirjakohaga, mina olen see. Ja vaimne maailm tajub ära ja ta näeb läbi meid.
ta saab aru, kas me oleme kirjakoha pähe õppinud või me saame aru, et see, mida me tsiteerime, kas me tõesti teadvustame, et ka meie see oleme. järelikult, kui saatan tuleb meie elus mingis valdkonnas nügama, siis me ei saa tsiteerida lihtsalt kirja kohta, sest et piibel ütleb nii, vaid me ütleme, et mina olen sinu issand, mina valitsen sinu üle ja sinul ei ole õigus tulla ja mulle midagi ütlema. See on hoopis teine positsioon, kuidas öelda saatanale vastu hakata. aru saada, kes mina olen Kristuses. sest et Jumal lõi inglid meid teenima. ja kui inglid on meid teenima loodud, siis järelikult meie oleme üle nende. järelikult meie oleme nii-öelda nende üle valitsejad, meie oleme nii-öelda nende issand selles mõttes. järelikult, kui saatan tuleb ja ütleb, et vaata nii, ütled, ole vait, mina olen sinu issand ja mina käsin sul lahkuda. mina käsin sinul praegu minu elust välja minna. kui on haigus, mina valitsen sinu üle. mina käsin sul lahkuda, sest et mina olen sinu issand. kui see on, tegemist on vaimuga, kes on teise inimese keha haaranud enda võimusesse. või on see situatsioon, kus on teemonlik kohalolu, on need finantsid või mis iganes asjad. Jeesus ei tsiteerinud kirja kohta, vaid ta teadis, kes ta on ja ta vastas konkreetselt, ta andis konkreetselt vastuse saatana küsimusele. saatan sai oma vastuse. aga kui palju meie kui kristlased teadvustame, et kui me tsiteerime kirja kohta, siis me ei tsiteeri piiblit, me ei tsiteeri midagi, mis on kirjutatud paberile, vaid me tsiteerime seda, kes meie oleme. või me tsiteerime seda sellest positsioonist, kust me oleme, Jumala pojana Kristuses, võttes tema kuju. ja kui Jumal räägib meiega või annab meile prohvetliku sõna või ütleb meile, kes me oleme lähtuvalt iseendast, siis miks meie ei või näha iseennast lähtuvalt temast, nii nagu tema on, ja võtta see positsioon, kui me millegi vastu läheme oma eludes. see läheb natukene kokku sellega, mis võib-olla Aalix siin üks teisipäev välja tõi. et nii-öelda oma elus nendes olukordade üle nagu need sarvedest kinni hakata nii-öelda. ja see oli see, mis ma nägin sellel hommikul, kui mul oli selline tunne, et mul on masendus kallal, sest et sõna ei ole minus. aga see kirjakoht näitas, et ei, sõna on minus, sest see avanes mulle hoopis teisel kujul, kui ma tavaliselt olin näinud. see avanes sellena, et mina olen see, kui Jeesus nägi iseennast ja vastas saatana konkreetsete küsimusele, mitte ei tsiteerinud piiblit, vaid vastas tema küsimusele, jah, mina olen Jumala poeg. ja saatan lahkus ja Ketul tuli kohe see kirjakoht, kui ma rääkisin talle sellest, et seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. seiske vastu, mainides, ja ma olen see. ja juba sellega on saatanal väga selge, et okei, see inimene teab, kes ta on. temas on tõesti Jumala vaim.